Aasta 2013-2014 on olnud selline natuke imelik aasta, et ei ole päris stabiilne ega ole ka päris rahutused siin, küll aga on näha, et üht-teist hakkab muutuma, et siin Eesti inimesed järjest tõstavad pead ja teavad täpsemalt, mis nad tahavad ja tahavad, et poliitika oleks läbipaistvam ja siis väga palju sellest räägitakse kogu aeg siin ajakirjanduses ja telekas. Ja viimane uudis, Ansip astus tagasi. Vot. Et kõik on nagu nii lubatud, kõik on nii vabaks lastud. Ma just eile vaatasin, ilus Ushanka uus rahvuslik kollektsioon tuli välja. Ma arvan, et see on küll moes. Vaimusilmas ma arvan, et ma näen enam-vähem juba kõigil mingisugust rolli, et ma lihtsalt tahaks näha, et kas see läheb täide ka, et kes on täpselt selline, kes on tulevikus tohutult äge, hea, mõnus, selline peremaa, täielik perealustala, kes on just selline tõsine ärinaine ja kes on võib-olla selline, kes võib-olla reisib laias ilmas ringi ja kogub sealt igasuguseid kogemusi, et ma nagu nimesid ei hakka nimetama, aga ma arvan, et kõik, kes minu klassis käivad, jõuavad väga kaugele. No, seda ma nüüd ei tea. Kõigepealt tuleb teiega ära lõpetada, siis vaatame seda pereasja. Aga ma ei tea, mul juba praegu 18 last on, et aitab ka korraks sellest ka. Ütleks ausalt, ma pole väga kursis selle teemaga, aga ma ei tea, siiamaani on rahulik vist. Tundub vähemalt siiamaani. Mul pole sellest eriti õrna aimagi. No ütleme nii, et tegelikult ei ole ma asjaoludega eriti kursis, aga hea asi on ilmselt see, et Eestis ei ole mingeid sõdasid ega rahulolematusi. Nii et ma arvan, et Eestis on hetkel hea elada. No ma ei tea sellest teemast palju, aga vähemalt ei ole mingeid suuri rahutusi ega selliseid asju. Minu arust on päris okei. Noored küll rändavad välja, aga küll vaatame, mis sellest saab. Praegu on minu arust okei. Või selles on parem kui näiteks Ukrainas ja niimoodi, et seal oli igast rahutused ja meil on päris rahulik. Ma ei tea, ma arvan, et see on praegu veel korras, aga võib-olla peaks nagu see Keskerakond võib-olla nagu muutuma ja see Reformierakond võiks tulla ja kõige rohkem moes, no see tegelikult oleneb, kas me mõtleme nagu noortest või üleüldiselt nagu täiskasvanutest, aga ma arvan, et just siuke kõik see uus tehnoloogia ja kuhu kõik see nagu arenenud on, et nagu mida rohkem sul on, seda ägedam on võib-olla see põhimõte. Mustad retuusid kindlasti ja karvase kapuutsiga joped. No kui vaadata meie kooli järgi, siis ega enam keegi eriti koolivormi ei kanna. Võib-olla kampsuneid kantakse, aga kantakse väga palju erinevaid retuuse, peamiselt musti retuuse. Ma arvan, et kõik uus tehnoloogia, näiteks igast MacBookid ja iPhone'id ja sellised asjad. Võib-olla moes on kõige rohkem see, et sa oled nagu, kui sa oled eriline, siis sa oled põhimõtteliselt moes. Et ma ei tea, praegu on see, et kõik annavad umbes seda, mida nad tahavad ja see ei ole nagu eriti tähtis. Võib-olla need mobiiltelefonid, iPhone'id ja iPadid ja kõik Samsungid. Ma arvan, et võib-olla tegemas seda, mida ma armastan ja loodetavasti, kui ma lähen mingi kas siuksele rohkem kunsti teemale või nagu
just eriti võib-olla tantsu teemale, siis ma loodan, ma löön selles läbi, et ise, peaasi, et ma ise oleks nagu õnnelikum. Ma arvan, et arstina. Mul on kindlasti saksa lambakoer, mees ja vähemalt üks laps. Ma tahaksin väga saada arstiks, kohtuarstiks ja ma tahaksin, ütleme nii, et ikkagi päris suurt peret. Mulle meeldib olla inimestega koos. See on raske küsimus, aga ma tahaksin saada sisekujundajaks. Nii et ma loodan saada sisekujundajaks ja mul võiks olla koer ja mees. Praegu pole aimugi. Ma loodan, et teen midagi, mis mulle kindlasti meeldib ja ma ei taha tõesti mingit rutiini ega midagi. Võib-olla midagi filmimisega, filmimeedia või selline asi ja no ma loodan midagi toredat. No ma tahaksin saada näitlejaks, seega ma näen võib-olla ennast näitlejana ja töökoht pakuks vaatteater või kuskil. Siin on nagu hästi mõnus rahulik ja siuke kodumaa ikka. Ma armastan enda klassi väga. Ma olen tõesti maailma parim klass. Ma tõesti kardan seda, et kui ma lähen mõnda teise kooli, siis mind ei võeta seal nii hästi vastu, nagu minu klass suhtub minusse, et nad on tõesti parimad inimesed. Ma ei teagi, ma ootan, et mul oleks koolis, läheks paremini, ma arvan, ja et ma saaks palju uusi tutvusi ja uusi sõpru kindlasti. No ma loodan, et on leiutatud midagi sellist, et inimesed saavad lennata, kuna seda ma tahaks teha. Tegelikult on siin nagu jumala hea elada, siin ei ole mingeid vulkaane ega asju ja ikka Isamaa riik ja nii.